Ma olen tulnud täna väikesele jalutuskäigule Saaremaal Kuressaarest Põduste jõe äärde, aga ma mõtlesin ennem, kui ma lähen siia kallasraja peale, korra vaataks natukene ringi, kuidas on siis remont käinud selle sillaga. See sild oli siin pikalt remondis, nüüd on remont valmis saanud ja praegu vaatan, et vesi on nagu mega madalaks läinud, enamus need augud on siin tühjad üldse ja väga vähe seda vett on, siin natukene niriseb. Aga teisele pool teed, selle jõe äärest läheb läbi üks väga lahe selline matkarada. Ma olen kunagi käinud siin siis nii-öelda isegi jalgrattaga selle läbi sõitnud, aga täna teen väikese jalutuskäigu ja vaatame, kuidas siis on seal rohtu kasvanud midagi või mis seal näha on nagu. Ja kui me jalutame siit silla juurest nüüd üle tee, siis lähebki siit väikene selline matkarada, kus on siis võimalik jõe äärest läbi minna. Kes kohalik on, siis teab kuni tegelikult lausa Tuulte roosini välja. Ja päris niisama huvi pärast ma ei ole täna siia matkaraja peale tulnud matkama ka. Nimelt olen ma endale siis saanud ühe uue kaamera jällegi, mis on DJI Pocket 3. See on selline kaamera, kus hoian seda käes nii-öelda nagu selfie pulka ja siis kaamera objektiiv on ise sellise gimbali otsa ehitatud. Sellised lahedad kohad on siin. Et jalgrattaga ma olen tegelikult päris mitu korda siin sõitmas käinud. Ja nüüd vaatan, et siin on ikkagi talv vist oma töö teinud. Siin on see nii-öelda sillakene hakanud tasapisi ikka ära lagunema. Aga tundub, et peab. Algne plaan oli mul täna minna üldsegi Püha külla, kus asub Püha Soobiku avastuste rada, mis 2018. aastal sai ka suure tunnustuse, kui minu meelest kas tunnustati selliseid just nimelt matkaradu ja see sai ka presidendi poolt tunnustatud kui üks selline väga hea ja tore. Ma täpselt nagu seda nii-öelda selgitust ei mäleta, aga selline põnev koht. Kuid täna jätsin selle siis vahele, sellepärast et üks suur mingisugune noortegrupp tuli sinna ja rahvast oli nii palju, et ei olnud väga hea mõte enam minna sinna sel hetkel videot tegema. Nii, nüüd on jälle üks tore sillakene siin. Ja see nii-öelda kallasrada, kus ma siis jalutan, kes kohalik Saaremaal või Kuressaares elav inimene ei ole, siis tegemist on täiesti linna piiridesse jääva nii-öelda kohaga, mida ma arvan, et tegelikult väga paljud ka ei tea, et see jõgi on kõigile tuttav, aga et siin niimoodi jalutada saab, et see on, ma arvan küll, väga paljudele täiesti teadmata. Ja kui me jõuame sinna kaugemale, nii-öelda hakkame teise otsa jõudma, siis umbes 1/3 sellest rajast on ka laudtee. See laudtee, mis seal siis 1/3 peal lõpupoole on, minu meelest sel kevadel seda remonditi ka ja tehti nagu korda. Vahepeal on ikka mingisugused noored käinud nagu jõudu katsumas ja lammutanud seda seal. Aga saame näha, kuidas ta praegu välja näeb. Ja mõne hetke pärast me jõuame siin ka ühe siis vaatetorni juurde, et lähme vaatame ka sinna torni üles, et mis seisus ta on. Olen muidugi täna ka äärmiselt tuulise ilma valinud selle väikese jalutuskäigu jaoks. Tundub, et siin mõni aeg pole keegi käinud. Suur ämbeliku võrk paistab mulle siit. No, näen, et Liis on siin käinud näiteks. Ja siin on neid kunstnikke veel, kellele maitseb viin. Selline küsimusega lause tekitatud siia. Ja Reiole meeldib, nagu näha on.
kui tavaliselt on need vaatetornid kõik kusagile nagu mere poole tehtud, et saad nagu merd vaadata ja niimoodi, siis siin tegelikult ümberringi väga kaugele ei näegi. Siin on selline heinamaa nii-öelda, vaatan heinamaa Rohumaa. See on siis see lautee, kust kaudu ma praegu tulin siia. Ja üllatav on see, et siin üleval on hästi tuulevaikne. Selja taha jääb mets, et ilmselt see varjab siin selle tuule ära. Kunagi ma olen siit leidnud ka ühe geopeitu saarde ja selle aarde selline otsimine oli väga huvitav, sest tegemist oli mõistatu saardega, mis tuli leida öösel. Ja see tähendas siis seda, et sa pidid võtma taskulambi kaasa ja siis näitama sinna jõe ääres asuva metsa poole. Ja taskulamp pidi olema selline, et pealamp nagu ei aita, kuna pealamp ajab selle valgusvihu hästi laiaks, aga siin oli just sellist teravat ja kauget valgust vaja. Ehk siis asja point oli lõpuks see, et kusagilt hakkas üks helkur helkima ja võtta selle helkiva helkuri juurde tuli siit üle põllu jalutada, et leida siis aarde nii-öelda laegas ülesse. Minu meelest seda aaret praegu ei ole enam siin alles, aga kui ma lähen nüüd jõe äärde jalutan tagasi, siis korra piilun ka, et kas see laegas on veel puu küljes olemas, mida ma toonaga otsimas käisin. Ja praegu ma jalutan siis mööda Kallasarda edasi jälle ja kohe-kohe vaatan, kas ma näen siis ka seda nii-öelda aarde laegast, mida ma siin kunagi otsimas käisin ja mille nii-öelda aarde ma sealt laekast üles leidsin. Siin maas on need puude juured. Nende peal peab selles mõttes ettevaatlikult käima, et jalga nagu välja ei väärna siin. Sellised igati pidi käivad siin. Tore puu läheb üle jõe niimoodi. Aga siin samas puu kõrval ma olen tegelikult jõudnud nüüd siia kohta ka, kus see aare asub. Ma väga ette ei näita, aga väikene vihje, et asub siis sellise kujuga puud otsida. Selle puuga on see aare seotud. Tegelikult ma ei ole üldse kindel, et see aare siin tänapäeval enam alles on. Et nendega on ka niimoodi, et kui keegi neid konteinerid ja aardid ei hoolda, siis need lihtsalt pannakse kinni, sest kui sealt seest on juba nii-öelda märkmik kadunud, kus oma nime saad seal kirja panna ja siis see asi nagu ei toimi enam ja siis aare ja laegas nii-öelda kustutatakse registrist ära. Kuigi praegu ma vaatasin küll seal puu küljes, see nii-öelda otsitav asi oli olemas. Aga jalutame edasi. Ja selline väga ilusas metsas jalutamine on siin. Tõesti tore koht. Võiks korra piiluda ka, milline see vesi siin üldse välja näeb. Siin kohe tuleb selline nurk, kus me oleme nüüd veele väga lähedal. Jälle, kuidas need puude juured on. Aga ma ütleksin niimoodi, et üsna sogane vesi näeb välja. Ma arvan, et ta väga sügav nagu ei ole, aga ega siit nii väga nagu põhja küll näha ei ole. Et vanasti käidi siin nagu kala ka püüdmas, aga ma enam nagu väga ei tea, et keegi siin Põduste jões nii väga kala püüaks, et minu meelest kas siit on räägitud, et omal ajal sai isegi särge ja mingisuguseid suuremaid asju ka veel. Ma olen ise mäletan kunagi lapsena oma mingisuguse esimese ridvaga käisin siin jõe ääres püüdmas ogalikke. Mingisugune 10 tükki sain kätte ka ja siis vedasin need koju veel. Ja vaatan, et nüüd hakkame siis tasapisi sinna ka jõudma, kus hakkab see lautee osa siit tulema. Siin praegu vist on küll pisikene tükk veel läheb üle mingisuguse pehme ala. Aga kaugemalt tuleb seda lauteed juba rohkem. Igasugust rohelist värki kasvab siin ümber ringi. Siin on keegi lõket teinud. Mõtle, siin on nüüd see Kallasrada, mis hakkab mööda lautteed minema ja see käib nüüd lõpuni välja. Kes kohalik on, siis teab, et Tuulteroosi nii-öelda sillani läheb siit. Siin on nüüd plats, kuhu maanduvad piirivalve politseiameti helikopterid, kui Kuressaare haiglast on vaja inimesi transportida mandrile. Ilmselt ka siis vastupidises suunas, kui on vaja seda teha.
siis siia maandub kopter ja see taga eemal on üks valge maja näha, see ongi Kuressaare haigla. Et tuleb siia päris lähedale kohe, täitsa raja kõrvale. Ja siit paremale poole suunas minna, siis saab otse golfiväljakule. Siit saame nüüd väikesed tõusu teha. Ja siit paremale poole minnes ka läheb otse siis golfiväljakule, selle golfihoone nii-öelda parklasse. Mõni aasta tagasi tehti siia silla peale ka siuksed käepidemed. Ennem oli siin ainult nii-öelda laudtee, aga siit hakkab kohegi selle matkaraja nüüd viimane lõik pihta. Viimane laudtee jupp ja siis varsti olemegi tegelikult juba nii-öelda seal Tuulteroosi silla peal. Ma vaatan, siin tuleb ka selline lahe sinkadi-bonkadi koht nagu. Näeb siukene äge välja. Et käite siin üle sellisesse veeloikude nii-öelda ja hakkabki see rada siin nüüd läbi saama. Siit kohe-kohe on Tuulteroosi sild ees, juba on autosid näha ka. Ma panin kella kusagil käima siis, kui ma olin, ma arvan, kusagil 400 meetrit juba ära jalutanud. Praegu näitab 1,8 kilomeetrit, ehk siis selle raja orienteeruv pikkus on 2 kilomeetrit ja võib olla siis tsipa peale ka. Minu meelest see on üks Kuressaare nii-öelda linnas kõige toredam koht, kus saate looduses natukene jalutada, vaadata seda jõge, sinna aeg-ajalt pardid ujuvad ringi ja pikkus on siis kella pealt, ma panin käima kusagil, ma olin 300-400 meetrit juba jalutanud ja praegu näitab 1,9 kilomeetrit, nii et 2 kilomeetrit ja natukene peale on üks ots, nii et kes tahab mitte kaugele linnast minna, isegi südalinnast saate siin jõe ääres jalutada, väga selline vahva koht, kus saate natukene loodust nautida ja aeg-ajalt siin jões siis pardid ujuvad ka ringi. Et väga võimalik, et parte näete ka ja kusagilt väga nagu üle ronima pea. Praegu on väga kuiv ka, nii et täiesti puhaste jalgadega saate siin ringi tatsata. Aga mina pean siis selle ühe korra veel ette võtma, sellepärast, et minu auto jäi nüüd sinna teise otsa suure silla juurde, et saan siis auto juurde ka tagasi jalutada. Aga minu poolt siis päris kindel soovitus, tulge Põduste jõe äärde Kallasrajale jalutama ja matkama.